No tegelikult on väga kahju kuulda, et seda eelnõud tahetakse tagasi lükata. Ja siin on need aspektid täna juba tegelikult ka mitu korda kõlanud, aga käime siis uuesti üle. Eelnõu ise ju tegelikult on lahendamas probleemi, nagu ma enne ka välja tõin, siis reservväelaste tasu reservõppe kogunemistel osalemise eest ei ole 2018. Aasta saadik muudetud. Ja kui me vaatame ainuüksi seda, mis on vahepeal toimunud selle aja jooksul meie inflatsiooniga riigis, maksutõusudega või ka nende maksusoodustuste kaotamisega, mida on tehtud, mis puudutavad erinevaid laenuintressidelt tagasaadavat tulu või siis ka laste pealt, siis tegelikult riik on oma kodaniku suhtes selle aja jooksul väga tugevalt vähendanud tema hakkamasaamisvõimet, aga samas on ära unustanud teise poole. Nüüd, mis rahalise poole seda kompenseerida. Nüüd Leo tõi siin välja oma jutus selle, et jah, et ühel hetkel läks siis KRA alla see tegevus ja kuidagi on kahe silma vahele jäänud. No see päris praeguses olukorras, see, mis Leo välja tõi tänasel päeval, on tõsi küll õige, aga me ju teame seda, et see muudatus tuli alles siin 22 või kuskil sinna kanti, et tegelikult peab vaatama Kaitseministeerium ja Kaitsevägi väga tugevalt peeglisse, miks ei tehtud seda ära varasemal ajal. Et me võiksime sellest rääkida küll juhul aastast 22 ja edasi, miks ei ole tehtud, miks Riigikogu liikmete palka indekseeritakse ja seda ära ei unustata ja KRA lihtsalt siis vahepeal unustas ära kaitseväelased, aga see on selles mõttes pooltõde, et tegelikult unustati ära varem juba, ka 18–22 unustati ära see Kaitseministeeriumi ja Kaitseväe poolt. Ehk siin on nagu vaja vaadata peeglisse nendel inimestel, kes sellega ka enne praegust reservõppe kogunemiste teemad tegelesid. Aga nüüd ma enne rääkisin ka sellest, et tegelikult Eesti on iseenesest ja ise olles ka reservohvitser ja käinud ja käin ka tulevikus hea meelega õppekogunemistel, siis päris valdav on see suhtumine, et mehed, naised tahavad tulla, reservväelased tahavad tulla välja ja tahavad panustada ja oma teadmisi ja oskusi täiendada, aga viimastel aastatel on väga teravalt tulnud see valik inimestel, kas oma pere heaolu ja hakkama saamine rahaliselt või lihtsalt see, et sa lähed küll riiki teenima, aga paned põhimõtteliselt löögi alla oma pere ja hakkama saamise, sest rahalises mõttes lihtsalt ei tule välja. Ja täpselt sama on, et on ettevõtjaid, kes, kui neil võimaldab ettevõtlus seda, kes hea meelega panustavad sellesse ja ka maksavad siis selle aja eest oma töölisele või tööl olevale isikule, kes on reservõppe kogunemisel raha, aga väga suurel hulgal ka ettevõtjatel on väga raske, me teame seda kõik, ja ei ole võimalik seda teha. Ja nüüd need näited, mida ma tõin, ma käin uuesti üle, et kui me vaatame siis aastast 2018 kuni tänaseni Statistikaameti kodulehelt leitavat siis tarbijahinnaindeksit, siis need on väga lihtsad ja kõnekad numbrid. Et kui 2018 aasta ostsime mingisugust teenust 1000 euro eest või maksime millegist 1000 eurot, siis kui vaadata nüüd tänases päeval 2025, siis sama teenuse ostmiseks peame täna välja käima 1472 eurot ehk 472 eurot rohkem kui tollel ajal. Nüüd liidame siia juurde veel selle aja jooksul, nagu ma enne välja tõin inflatsiooni ja veel muud asjaolud, mis on toimunud siin vahepeal, siis tegelikult see on päris oluline summa, et inimesed on pidanud hakkama kulutama raha selleks, et valmistada võimalikuks sõjaliseks konfliktiks, meil kogu aeg räägitakse pidevalt, et kohe on sõda tulemas, ehk siis need kulud ainuüksi 472 eurot on see raha, mis on vahepeal väärtust kaotanud raha selle aja jooksul, aga ka sellest sõjahirmust ja kogu sellest olukorrast majanduses on veel hulk muid kulusid, mis on inimestel peale tulnud. Palun lisaaega, 3 minutit. 3 minutit lisaks. Ehk siis see vajab ülevaatamist ja nüüd kuidagi ei taha nõustuda sellega, et see eelnõu on vaja sellepärast tagasi lükata, et ei ole mitte midagi võimalik teha. No siin saalis istujad teavad kõik seda, et lugemiste vahel on võimalik muudatusi teha. Ja siin täna on juba saalis ka kõlanud ettepanekuid, et hästi, et laseme selle eelnõu just edasi järgmisele lugemisele ja teeme vahepeal ettepanekuid. Ja ettepanekuid olid siin väga mõistlikud, mida ka Varro Vooglaid välja tõi.
et okei, tõstame siis selleks, et teha selle viimase 8 aasta puudujääk, tõstame selle siis ära, kas on see koefitsient 1,3 või ka nagu hea ettekandja Leo Kunnas ütles, et võib-olla peaks ka suurem olema, et see vahe teha tagasi. Hästi, tõstame siis selle ära, arutame, teeme muudatusettepanekud ja siis pärast seda arutelus siis ka ministeeriumiga näeme siis ette selle indekseerimises edasi, et see on mõistlik iga-aastaselt see tõus ja ei ole üldse probleemi. Aga sellega ei saa mitte kuidagi nõustuda, et me nüüd mitte kuidagi seda eelnõud praegu muuta ei saa ja peame selle pärast tagasi lükkama. Selle väitega ei saa nõus olla. Nii et ma soovitan küll kõigile, et riigikaitse on ikka selline asi, milles ei ole nagu mõtet hakata siin rääkima musta valgeks selle koha pealt, et ei ole võimalik midagi muuta. No tegelikult on. Et laseme selle eelnõu rahulikult edasi järgmisele lugemisele, teeme sinna muudatusettepanekud, arutame need läbi ja saame edasi minna, sest nagu ka siin Leo ettekandjana välja tõi, siis jah, me võime loota, et äkki kaitseminister tuleb või kaitseministeerium teeb ettepanek, kuidas see probleem lahendada. Aga ega meil mingit kindlust ei ole. Täiesti arusaadav, nagu siin ka öeldi, kindlust ei ole ja mitte miski ei takista meil täna Riigikogu liikmetel minna selle eelnõuga edasi, teha siia oma parandused, need läbi rääkida ilusti ja selles mõttes riigikaitsekomisjon on teada-tuntud komisjon, kus ikkagi väga põhjalikud asjad lahti võetakse ja läbi arutatakse ja mul on küll usku teisse, et te saate selle asja, ka selle eelnõu teha selliseks, mis annab meile kindluse, et me näitame inimestele ka ja reservväelastele, et me tahame sellega tegeleda, me paneme selle sisendise sisse ja võtame selle eelnõu vastu ja ei pea siis muretsema selle pärast, kas Kaitseväe juhataja leiab aega seda ette võtta või kui peaks Kaitseväe juhataja jälle vahetuma, mis on väga tõenäoline, siis ei tea, millal ta jälle ree peale saab ja üldse asjadeni jõuab jälle pool aastat kadunud minimaalselt, nii et ärme karda, hoiame ambitsiooni, laseme selle eelnõu järgmisele lugemisele ja teeme siia vajalikud muudatusettepanekud ja seda me kõike teeme ju enda heade reservväelaste ja inimeste jaoks, kes on meie kodumaa kaitsjad. Aitäh!